tere tulemast! Ilmselt oled sa kuulnud Jordan Petersoni raamatust 12 elureeglit. See on teos, mis on tekitanud palju kõneainet. Aga mis seal tegelikult kapoti all peidus on? Täna me ei hakka lihtsalt reegleid ühes lugema, vaid lähme sügavamale, uurime seda filosoofiat, mis neid kõiki tegelikult koos hoiab. Alustame küsimusega, mis on võetud otse raamatu eessõnast ja mis tabab, ma arvan, päris hästi naelapea pihta. See on ju tunne, mida paljud meist ilmselt jagavad, eks. Milleks meile veel reegleid, kui elu tundub juba niigi piiranguid täis? Ja just sellele küsimusele raamat vastust otsibki. Okei, lähme siis kohe asja juurde. Raamatu üks keskseid väiteid on midagi, mida võib olla natuke raske kuulda. Elu on oma olemuselt kannatus. Ma tean, see ei kõla just kõige rõõmsama alguspunktina, aga see on vundament, millele Peterson kogu oma filosoofia tegelikult ehitab. Ja selle illustreerimiseks laenab Peterson mõtte Solženitsenilt, et näidata, miks lihtsalt õnnelik olemine on tegelikult üsna habras eesmärk. Mõtle kõrraks ise, kui see on su ainus siht, mis sinust siis saab, kui elu sulle vältimatult raskusi teele veeretab? See eesmärk lihtsalt puruneb esimese tõsise hoobiga. Niisiis, kui õnn pole see, mida taga ajada, siis mis on? Raamatu vastus ei peitu kannatuste vältimises, sest see on võimatu. See peitub hoopis sellise tähenduse leidmises, mis on piisavalt sügav ja tugev, et need kannatused ära õigustada. Küsimus pole selles, kuidas kannatust vältida, vaid kuidas seda taluda. Ja see viib meid raamatu ühe kõige kersksema idee juurde. Nimelt, et me kogeme tegelikkust alati kahe ürgse jõu kaudu. Need on kord ja kaos. Mõtle korrast kui tuttavast ja turvalisest territooriumist. See on sinu kodu, sinu rutiinid, sinu töö, kõik see, mis on struktureeritud ja ennustatav. Kaos on aga, kõik see ülejäänu. See on tundmatu, see on ootamatu, see on nii uute võimaluste allikas kui ka ohtude ja katastroofide pesa. Ja siit tulebki raamatu võib-olla kõige olulisem väide. Tähendusrikkas elu ei asu turvaliselt korrarüppes ega kaootilises vabaduses. See peitub täpselt nende kahe piiril. Kujuta ette, et sa kõnnid habemenoa teral, kus need kaks maailma kokku saavad. Ja seda habemenoa tera, seda kutsubki Peterson eluteks. See on see ideaalne tasakaalupunkt, kus sa pole liiga mugavas ja igavas korras kinni, aga sa pole ka täielikult kaosesse uppumas. Sa oled stabiilne, aga samas avatud uuele. See ongi see koht, kus elu tegelikult toimub. Aga see kõik ei ole tead lihtsalt mingi kuiv filosoofia. Raamat üks provokatiivsemaid väiteid on see, et see korra ja kaose tants on sisse kirjutatud meie kõige iidsemasse bioloogiasse. Ja selle tõestuseks vaatab Peterson, uskuge või mitte, homaaride poole. Jah, sa kuulsid õigesti. Homaarid. Raamat kasutab seda üllatavat analoogiat selleks, et näidata, kui sügavale meie enda bioloogiasse on sisse kirjutatud hierarhia ja staatuse mõisted. Mis siis toimub? Vaata, kui homaar võidab võitluse, siis tema ajus hakkab voolamas serotoniin. Ta ajab end sirgu, on enesekindel ja valmis uuesti võitlema. Aga kaotaja? Tema aju on hoopis teistsugune, täis oktopamiini, ta on kössis, ta väldib konflikti. See on puhas biokeemia, mis reageerib otse sotsiaalsele staatusele. Ja siit tuleb geniaalne point. See fakt illustreerib asja tuuma suurepäraselt. Sama keemia, mis reguleerib inimese tuju, toimib ka hommaridel. See näitab, kui sügavale meie evolutsioonilisse minevikku need ajuahelad ulatuvad. Mõtle korraks sellele numbrele. 300 miljonit aastat. Nii vana on see staatuse loendur meie ajus. See on vanem kui puud, vanem kui dinosaurused. See on sügavalt ürgne mehhanism, mida me jagame homaaridega ja mis mõjutab meie enesetunnet ja käitumist iga päev. Ja nüüd jõuamegi sinuni. Nii nagu homaaril käivitab ka sinu kehahoid sinu ajus tagasi sideahela. Kui sa käid ringi, õlad longus ja peanorgus, siis su aju saab signaali, me oleme kaotanud. Aga kui sa ajad selja sirgu, isegi kui sa end nii ei tunne, saab aju signaali, me oleme võitnud. Vaatame ühte väga head näidet, kuidas see hävitav tagasiside töötab. Raamat toob näite agorafoobiast. Iga kord, kui sa taganed hirmutavast olukorrast, sa justkui kinnitad oma ajule, et see hirm oli õigustatud. Ja tulemus? Sinu maailm muutub järjest ja järjest väiksemaks. Okei, nii. Me elame siis kaose ja korra piiril. Meie ajud on iidsed staatusemasiinad. Aga mida me selle teadmisega siis peale hakkame? Nüüd liigubki fookus sellele, milline on siin meie enda roll ja vastutus. Raamatu järgi on meil siin teelahmel põhimõtteliselt 3 valikut. Esimene on orjalikult klammerduda korra külge,
see on türannia. Teine on lasta end kaoselt täielikult alla neelata, see on nihilism. Aga on ka kolmas tee. Ja see on kangelase tee. See tähendab, et sa võtad vabatahtlikult selle olemise raskuse enda kanda. Sa räägid tõttu, isegi kui see on raske. Ja sa parandad ära selle, mis sinu ümber on katki ja vajab parandamist. Ja siin ongi kogu asja tuum. Tähendus ei ole midagi, mida sa juhuslikult leiad, nagu kaotatud võtmeid. Ei, see on teadlik otsus. See on otsus võtta vastutus nii oma elu kui ka selle väikese maailmatüki eest, kus sa parajasti elad. Nii, aga kuidas see kõik siis päriselt välja näeb? Toome kõik need suured ideed kokku üheks väga praktiliseks põhimõtteks. Ja nüüd me saame aru, et need raamatu reeglid ei ole tegelikult mingid suvalised käsud, mis on mõeldud sind piirama. Need on pigem tööriistad, strateegiad selleks, et sellel kaasa ja korra piiril navigeerida ja luua elamiskõlblikku korda. Ja mida see kuulus lause, see oma maja korda, siis tähendab? See tähendab alustamist asjadest, mis on päriselt sinu kontrolli all. Sinu tuba, sinu mõtted, sinu harjumused. Ära üritab päästa maailma, kui su enda voodi on tegemata. Alusta endast. Ja see viib meidki selle raamatu kõige olulisema järelduseni. Isikliku vastutuse võtmine ei ole isekastegu. Vastupidi. Kui igaüks meist võtab vastutuse oma väikese maailmanurga eest ja seab selle korda, siis me mitte ainult ei leia tähendust oma enda kannatustele, vaid me hakkame ka ühiskonnana õitsema. Ja nüüd lõpetuseks küsimus sulle. Unustame korraks selle suure filosoofia. Mõtle päriselt, mis on see üks väike asi sinu elus, mille saaksid korda seada? See üks samm, mille saaksid astuda, et tuua kaosesse natukenegi lohkam korda ja alustada saaksid ju ka täna.